Maakondlikud metsaühistud korraldavad koostöös Keskühistuga Eramets 2013 aasta kevadel ühise kuuseistikute hanke. Kuusetaimi saab tellida lähimast metsaühistust. Puud on Leedu päritolu. Seemnepass ja sertifikaat lisatakse lepingule ja tellitud taimed on kõrgusega 25–50 cm. Tellimuse vormi täitmisel palutakse jälgida, et tellija oleks kindlasti sama isik, kellele esitatakse arve. Arve esitab omanikule Keskühistu Eramets. Ühe kuusetaime hind on 20 eurosenti tükk, plus käibemaks. Ostja maksab taimede eest peale tarne toimumist ja vastavasisulise arve saamist 7 tööpäeva jooksul. Taimed saabuvad Eestisse vahemikus 15 aprillist kuni 30 maini. Tellimuste esitamise tähtaeg on 18 veebruar. Küsimus oleks siis selline üldine, et mis projektiga on tegemist? Tegemist on 2012. aastal Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastuse saanud projektiga, mille eesmärgiks on metsaomanike teadlikkuse tõstmine ja ühistulisse tegevusse kaasamine. Oma sisult tähendab see seda, et tehakse väike meediakampaania, mille eesmärgiks on erametsaomanikke teadvustada ja tutvustada neile võimalusest, mida pakuvad metsaühistud. Selle kampaania käigus projekti käigus selgitatakse välja passiivsed metsaomanikud ja kriteeriumideks ongi, et kes ei ole viimase 5 aasta jooksul Keskkonnaametist võtnud metsateatist või kellel puuduvad metsainventeerimise andmed ja siis seal on selleks alampiiriks 2 hektari metsamaa olemasolu kinnistul, kus on siis uuendus- ja arvendusraieteks kohustuslikud inventeerimise andmed. Et see on siis selline esimene sõel, kust me saame siis kätte selle grupi, kes kindlalt ei ole oma metsaressursiga tegelenud. Siis ma saan aru, et selline avalik meediakampaania või selline nagu visuaalne meediakampaania on ainult üks osa sellest suurest projektist. Jaa, täpselt. Meediakampaania eraldi on siis teleklippide koostamine, kõigepealt siis ideekavand, seejärel tootmine ja see on ka varasemate aastate ehk siis 2011. aasta ja 2010. aasta lõpus näidatud teleklipid, kus siis Ain Lutsepp käis metsas ja kus siis rõhuti sellele, et kuidas on lood sinu metsaga ja oli Erametsakeskuse logo ja kutsung teada saadmaks seda, et mis metsaomaniku metsas toimub, et ta ise sellele mõtleks. Nüüd käesoleva projekti eesmärgiks on nende klippide edasiarendus. Kes nendes klippides esineb, jääb veel praegu saladuseks, see selgub peagi. Aga sellel korral on rõhk pigem siis hooldusraietel ja info saamisel ja metsaühistusse pöördumisel. Et võtmesõna kogu projekti juures on metsaühistu kui kompetentsikeskuse ja sellise võtmed kätte teenuse olemasolu, sellest teavitamine ja et see info jõuaks eri sihtgruppideni. Saan aru, et need klipid on sellises ideefaasis alles, aga nüüd kui rääkida veidikene kaugemat tulevikku, siis millal neid klippe on võimalik näha ja kus neid on nagu plaanis nagu selles mõttes näidata? Need televisiooni klipid siis jõuavad Rahvusringhäälingusse ja neid näidatakse sel aastal 2 korral. See on siis kevadel ja sügisel. Nende meediapindade riigihange läheb nüüd varsti koostamisele. Selleks ajaks on meil klipid ka ideekavandi ja nende tootja hanke võitnud reklaamibüroo poolt koostatud. Siis läheb sotsiaalmeediasse ehk siis YouTube ja sellised meediumid. Siis on veebilahendus, mis siis nüüd haakub ka selle Erametsakeskuse uue portaaliga, kus me siis ka teleklippide suuname otse selle sama eramets.ee / metsaühistud lingile.
Teatavasti kõikidel projektidel on sellised mõõdikud, et millega nagu siis projekti sellist kasutegurit või kasumit hiljem nagu, kui projekt on läbi saanud, hinnatakse. Et milline võiks olla selle projekti selline käekatsutav tulem, mis rõõmustaks, ütleme teid, kui seda projekti vedajate? Projekti eesmärgiks ongi teadlikkuse tõstmine, ehk siis me loodame saada, kui praegu me räägime umbkaudselt kübeke alla 100 000 erametsaomanikust Eestis, kellest siis ühistutesse organiseerunud praeguseks on laias laastus 5%. Et see arv tõuseks nüüd vähemalt 2013. kalendriaasta lõpuks sinna paari tuhande võrra kindlasti. Et see on muidugi jätkuv töö. Kõike seda see meediakampaania üksinda ei saa kindlasti selle numbri kasvu selle kampaania kasuks lugeda, sest kõik metsaühistud teevad tööd. Hea sõna levib kiiremini kindlasti kui ükskõik missugune teleklipp või uudis. Ja et see on üks nendest näitajatest, siis kindlasti üks osa sellest projektist on ka linna metsaomanikeni jõudmine. Et eesmärk on just, kuna meil praegu praktiliselt meie rahvaarvust iga 3. eestlane või siin riigis elav kodanik elab kas Tallinnas või Harjumaal, et ilmselgelt siis enamus neid omanikke on ka siin piirkonnas ja et selle meediakampaania üks osa on siis ka nendeni jõudmine, et me valime eri meediumeid, et nii tele, raadio, sotsiaalmeedia kui ka printreklaam, et me hakkaks silma ja jõuaks nendeni, sest praegusel hetkel pilt on kirju, infot on palju, neil ongi raske otsustada. Et meie eesmärk ei ole see, et nad nüüd kindla ühistu juurde läheksid, vaid see, et nad vähemalt teaksid, kuhu pöörduda ja kust millistele küsimustele vastust võib saada. Et täna me oleme siis elektriliini maa-ala hooldustöödel ehk elektriliinidel on ette nähtud alati see puhvertsoon või kaitsetsoon, kus peaks olema siis puittaimestik eemaldatud, et nad ei kukuks elektriliinile, ei tekitaks elektrihäireid, aga mets teatavasti tahab igale poole lageda koha peale kasvada, elektriliinide all on alati palju valgust ja siis nii-öelda metsaala laieneb järjest elektriliini kaitsevööndisse ka. Ja siin on ka nüüd tehakse sellist tööd nagu elektriliini, see ei ole küll laiendamine, vaid hooldustöö ehk taastatakse endine see ala, et puud ei ulataks. Et kui nüüd vaadata sinnapoole, siis on näha, et siin elektriliini lähedal on päris kõrged kased, mis suure tormiga võivad tõesti ka ulatuda elektritraatideni ja neid, eelkõige nende puude pärast seda tööd ongi vaja teha ka siin. Et need madalad lepad, need ilmselt ei hakkaks kunagi seda takistama, aga eks see standardiseerimine ja see tsooni laius on kindlalt määratud, siis tuleb kogu tsoon ka puhtana hoida. Et eelnevalt on 2 aastat tagasi siin ära niidetud lihtsalt võsa ja nüüd me laiendame selle tsooni nii, et raiume maha ka need suured puud sealt. Et reeglina kuulutab Eesti Energia tütarettevõtet siis kas Elering või Elektrilevi kuulutavad välja siis hanke ja hanke võitja peaks siis kõik need tööd tegema. Selle hanke tingimuste sees on loomulikult ka maaomanike, sealhulgas ka metsaomanikega kokkulepete sõlmimine, et kuidas siis metsaraie toimub, millal see toimub ja milliseid metsamaterjale siis tuleb nendest puudest ka teha. Üldiselt hõlmab selles hankes ka metsaomaniku jaoks seda, et see metsamaterjal on kohustuslik hanke võitja poolt kokku vedada. See tähendab metsamaterjal traktoriga koondada, mitte koondada, vaid traktoriga kokku vedada, kuid see piirdub sellega, et see on vaja kinnisasja piirini vedada. Aga antud juhul tekib siin näiteks sel metsaomanikul, kelle maa peal me praegu oleme, on probleem selles, et nagu näha, piirivai on seal samas nurga peal. Et selle metsaomaniku mets lõpeb seal. Ja nüüd
ja kui see metsamaterjal tuuaksegi siia nurka, siis metsaomanikul ei ole sellest ikkagi kasu, sest lähim tee on hoopiski seal üle põllu ja ta peab ikkagi hakkama eraldi nüüd seda siis siit sinna edasi vedama. Teine küsimus, mis siin selle konkreetsel juhtumil on see, et teine pool elektriliinist kuulub hoopiski teisele metsaala omanikule. Ja siin nurgas oli ka näha, et see vai on 2 maaüksuse piiril ja sinna nurka jääb veel üks väikene nurgakene, kus on veel umbes 4 tihumeetrit lepapuid, et kuidas neid nüüd eristada, et milline puu on kelle oma ja kuidas iga omanik saaks just oma puud enda kätte. Et võt, ja selle lühikese jupi peal, mida siit näha kuni sinna, kus see reljeef kõrgemaks muutub, seal on raudteetamm, eks. Et isegi selle lühikese jupi peal on tegelikult kokku 6 erineva metsaomaniku mets ja 6 eraldi enamisel on vaja ka kõik eraldi teha ja eraldi mõõta. Eraldi ka kokku vedada. Ja siin on siis nagu see puutepunkt, kus metsaühistu saakski väga hästi abiks olla, et korraldada neid asju, kuna metsaomanikega on kontakt olemas ja nendega on lihtsam kokku leppida metsaühistult. Ja seda asja ka kõike siis ühiselt pärast majandada, ehk näiteks siin praegu on seda osa teeb metsaühistu, aga seda teisel pool liini seal ei ole kokkuleppeid olemas selle elektriettevõtjatega ja seda tulevad siis kunagi, me ei tea millal, tegema mingid teised mehed, mis on ka logistiliselt natukene ebamõistlik. Samuti metsamaterjalide turustamisel on siin sama teema, et kui me siit poolt saame mingi 5 tihumeetrit kasepaberi puitu ja teiselt poolt veel 5, siis koos on need müüdavad, aga selle ainult 1-5 tihumeetri müümine on üpris keerukas. Ja siit tuleb ka mõni kasepakunott, eks ju, siis sellel metsaomanikul seda kasepakku ei ole võimalik ju eraldi müüa, keegi 5 või 6 paku järgi siia kohale ei tule. Ehk see materjali kasutus, hilisem kasutus on päris keeruline, kuna maaomanikke on palju selle sama liini peal. Ja see, kes selle hankevõitja on, tema huvi sellega tegeleda tegelikult ei ole. Et tihtipeale nad pakuvad, et nemad on nõus kõik selle materjali ära ostma. Ehk müüge siis nendele samadele nii-öelda liinihooldusfirmadele, kes siis selle hankevõitjad on. No, mõnel puhul on see võib-olla ka mõistlik, aga tihtipeale ma arvan, et see ei ole metsaomaniku jaoks kõige parem lahendus. Noh, ja eks omaette teema on muidugi see, et see elektriliini aluse maa kasutamine on ju maaomaniku jaoks nagu õigemini kasutusest väljas. Ja siin on nii-öelda avaliku huvi tõttu kohustus, talumiskohustus, millest on ette nähtud mingi kompensatsioon, mis kahjuks on naeruväärselt väike ja et selle suure maa-ala eest kompensatsioon on umbes 2 eurosenti. Noh, ja ega siin on ju, kui mõelda, et seda sama liini ala maaomanik kasutada ei saa, see mets on siin umbes 40 aastat vana, ehk kui 40 aastat makstakse 2 eurosenti sulle selle maa mittekasutamisest talumise tasu, aga 40 aastaga võiks olla sul selline mets, eks ju, ehk siis 40 korda 2 eurosenti, 80 eurosenti on väga selgelt ebaõiglane kompensatsioon selle maa mittekasutuse eest. Kui levinud läbi metsaühistu selline liinide hooldus on? Tegelikult on siin ja seal aeg-ajalt ikkagi proovitud seda teha. Ma tean, et on Harjumaal, Järvamaal on seda proovitud. Siin ühinen metsaomanikena nüüd on see 3. kord vähemalt, kui me niimoodi teeme, aga siin on see, et see hange on päris suur hange, mis antud juhul hõlmab Sindist kuni õigemini see on Viljandi, Võhma, Paide liin on see, mille peal me oleme. Et see on päris suur töömaht ja iseenesest ka Sakala metsaühistuna ma osalesin sellel hankel, aga ei tulnud võitjaks. Ja siin kohal ka tahaks siis näha, et kui palju see omahind siis selle liini juurest konkreetselt tuleb, et saaks siis nagu teada, et mis see põhjus oli, miks me ei võitnud, sest see hankevõitja see summa tundub meile ebaloogiliselt väikene, et selle raha eest ei saa
piisavalt palju iga metsaomaniku jaoks aega pühendada, sest see on tohutu ajakulu tegelikult. Iga inimesega omavahel kokku leppida, lepingut sõlmida, pärast materjalid eraldi üle anda. Kõik see on päris suur töö, et kas selle kõigega selle ikkagi arvestatud on, me ei tea seda. Aga metsaomanik ise omal initsiatiivil sellist tööd nagu siin ilma lepingut teha ei tohi? Metsaomanik ise seda tööd teha ei tohi ja täna siis tutvustakski ühte võimalustest, kuidas metsaomanik seda üldse teha saab.